Ma ei pea teile midagi andma. Mis sul viga on? Miks sa nii käitud? See on suveräänse kodaniku tüüpi olukord. Tundub küll nii. Ja ma tean, et teile ei meeldi päris reeglite järgi mängida, aga mina juba tean neid. Ma ei lepi millegi vähemaga ja kõik siin saavad kohe oma ebaseadusliku käitumise eest kohtusse kaevatud. See on uskumatu. Ei, sa õpid reegleid järgima. Kuula, sa õpid reegleid järgima. Ma kaeban igaühe teist kohtusse. Ma ei juhi autot, ma reisin. Sa juhid autot. Me ei hakka seda kogu suveräänse kodaniku asja tegema. Aga sa tahad mängida neid rumalaid väikseid mänge, öeldes, et sa reisid ja oled mingi suvalise koha kodanik, eks? Meil on lihtsalt vaja sinu isikut tõendavat dokumenti. See on põhiline. Sa tallad minu põhiseaduslikke õigusi jalga alla. Kas sa oled kunagi kuulnud suveräänsetest kodanikest? FBI andmeetel on nad lõdvalt seotud inimeste võrgustik, kes usuvad, et föderaalsed, osariigi ja kohalikud seadused ei kehti nende suhtes erinevatel keerulistel põhjustel. Aga kui nad lähevad vastamisi tegelike korrakaitsjatega, pannakse nende kohati kummalised uskumused proovile. Täna analüüsin 5 politsei kehakaamera salvestist, mis lõpevad sellega, et väidetavad suveräänsed kodanikud on politseiautode tagaistmel. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Alustame tänast osa Orlandos, Floridas. Üks politseinik peab kinni Teslat, millel pole numbrimärke. Ja kohe alguses ei paista juht Candice Conroy olevat koostööks eriti huvitatud. Miks sul pole Tesla taga numbrimärki? See on täiesti uus auto, just ostsin selle. Mul on punane. Kus on ajutine numbrimärk? See peaks olema taga. Kus? Kus on sildi tegijad? Ei, kus on sildi tegija? Taga, see pole midagi. Nii et ma ei tea, võib-olla kaotasite selle sõidu ajal. Kas teil on relvi? See on kindlustus. Vajame seda. Ja ka teie juhiluba. Ma ei pea teile midagi andma. Mis sul viga on? Miks sa nii käitud? Ma peatasin su ainult selle pärast, et sul pole numbrimärki. Sa ütlesid, et see peaks seal olema, eks? Ja ma ütlesin sulle, et seda ei ole. Kus see siis on? Kaua, ma ei tea. Okei, sellepärast ma sinult küsingi. Okei, ja selleks, et ma saaksin edasi minna, on mul vaja infot, sest ilmselgelt ei saa ma olematult numbrimärgilt mingit infot kätte. Ta on. Kas sul ei ole juhiluba? Kas mul ei ole juhiluba? Kas sul ei ole nuga? Kus see on? Ma ei pea sulle oma juhiluba andma. Ei pea. Ei pea. Hästi. Nii, et ta keeldub. Keeldub igasugust teavet andmast. Kas ta kavatseb sulle oma nime anda? Palun ütle mulle, mis ta nimi on. Mis su nimi on? Ta palus mul temaga tennis mängida. Mis su nimi on? Ma ei sõimi sinuga lepingut. Ma tahan sulle anda oma. Nime, muidugi, olgu. Hästi. Ma ei sõlmi lepingut riigiga, ma sõlmin lepingut sinuga. Ükskõik mis, ma annan oma nime kasutamiseks, ainult selleks otstarbeks. Olgu. Selle intervjuu jaoks. Olgu mis, oote korraks. Vabandust, ütle seda uuesti. Viimane, kuidas? Kas sa saad selle tähthaaval öelda? Ma ei ütle oma perekonna nime. Vabandust, ma ei sõida autoga, ma reisin. Hästi, ta annab mulle ainult eesnime. Proua, te peate olema oma aja peal. Telefoni juures ja me leiame teid. Siis teid on seaduslikult teatatud. Mind peadati seaduslikult. Millistel alustel? Teie sõidukil puudub numbrimärk. Õige. Ja ma sooviksin teha. Kindlasti. Mis? Jah, sul ei ole oma sõidukil numbrimärki, sellepärast. Okei. Kuna sind on seaduslikult peatatud, siis sind peatati seaduslikult põhjendatud alusel, kuna sul puudub numbrimärk. Mis kuritegu see on? Sa ei saa aru, su autol pole numbrimärki. See on aeg, see ei ole kuritegu. See on kuritegu, jah, on küll. See ei ole probleem. Jah, on küll. Sa ei saa.
ja tõsine olla. Kuidas sa ennast tuvastad? Sul peab olema mingi viis ennast tuvastada. Okei, mida sa vaatad? Sain aru. Ta räägib sinuga nii, et räägi temaga. Kui ma oleksin tahtnud sinuga rääkida, oleksin seda varem teinud. Ma lihtsalt muudan oma asju. Ma tegelikult kuulan raadiot. Kas teil on isikut tõendav dokument, et saaksime teid tuvastada? See on minu pagasiruumis. Kus su pagasiruumis see on? Kuule, ma olen kolimise keskel, nii et mu asjad on igal pool ja see on... Okei, kus su isikut tõendav dokument siis on? Ma just ütlesin sulle, et see on vist mu pagasiruumis. Mis asja? Nagu kotis? Jah, pakis, sest ma just võtsin ta koolist ära, nii et mul on pakk, mis on täis kõiki minu isiklikke dokumente, minu sotsiaalkindlustuse number, pass ja nii edasi. Nii et see on kotis pagasiruumis. Mis värvi kott on? See ei ole kotis, see on väikses potikeses. Olgu, mis värvi see kotike on? Lila. Nii et see on lilla kott pagasiruumis, millel on sinu isikut tõendav dokument peal. Kas sa saad pagasiruumi avada, et me saaksime sinu isikut tõendava dokumendi kätte? Ma saan pagasiruumi avada ja oma... Ei, Me ei saa lubada sul autost tellida ja pagasiruumi minna. ma ei luba sul sinna minna. Kas saaksid siis meile oma nime öelda? Ma just ütlesin talle. S-nimi, perekonnanimi. Ma just ütlesin talle. Meil on vaja rohkem teavet kui see, mida sa meile ütlesid. Okei, Candace, me ei saa lihtsalt Candace'i nime põhjal tegutseda. Nii et kas sa lubad meil dokumendid oma pagasiruumist võtta või annad meile info suuliselt? Praegu on need sinu ainukesed 2 võimalust. Nii et sinu eesnimi on Candace. Mis su perekonnanimi on? Ma just andsin selle talle, Konrad. Lihtsalt anna see, olgu. Mis su perekonnanimi on? Tere! Conroy. Kuidas kirjutatakse Conroy? Ma ei anna sulle rohkem teavet. Ma ei pea seda tegema. Olgu. See saab olema sinu viimane võimalus. Mul pole vaja, et sa oleksid mu sõber. Sa pead, ma üritan sinuga koostööd teha. Aga teie olete väga agressiivsed. Palun lase aken alla. Jah, kas sa tahad edasi minna? Jaa. Mida teha? Hästi, me jätkame ja... Võtame selle ära. Sa teed mida? Olgu. Hästi, kas auto on välja lülitatud? Ei, vabandust, mida sa kavatsed teha? Kas auto on välja lülitatud? Mida sa kavatsed? Me eemaldame sind ja kaasreisija sõidukist, kuna sa ei soovi meiega koostööd teha ega anna meile infot, mida me sinult küsime. Ma ei nõustu sellega. Ma ei nõustu sinuga. Vabandust. Mida sa teed? Ära puuduta mind. Ilani, palun. See siin on meil käes. Ma ei nõustu sellega. Üldsegi mitte. Palun astuge välja. Ma olin just saanud oma pagana... Millest sa räägid? Ei, sulle ei ole. Sa ei puudutanud mind. Mis teil viga on, kurat? Kuule, mida sa teed? Ei. Ära puutu mu tütart. Sinu tütar teeb koostööd. Ma ei pidanud midagi tegema. Sina ei tee koostööd. Mul on vaja kõigi teie nimesid, teenistusnumbreid ja nii edasi. Lihtsalt toetu auto vastu. Kas sa saad minust lahti lasta? Ei, siis toetu auto vastu. Vaata seda. Lase minust lahti. Jää täpselt sinna. Ma ei ole kuritegu toime pannud, sa pead mind siit välja aitama. Kuule, me oleme sellest juba rääkinud. Kus on teie ülemus? Härra, kuna ta ei tee oma tööd ega tee koostööd teiega ja teie ei taha ka minuga koostööd teha, palun kutsuge oma ülemus. Mul on teda kohe vaja, kohe praegu. Palun, ma juba helistab. Kas mind arreteeritakse? Sa ütlesid, et sind hoitakse kinni, kuni me jõuame. Kas mind arreteeritakse? Mul on vaja, et need kohe mult ära võetaks. Me ootame oma ülemust, nagu sa oled palunud, eks? Ma ei palunud, et mind mu sõidukist välja tõmmataks. Olgu. Kuna te ei teinud meiega koostööd, nii juhtubki. Nüüd teeme seda, mida teie soovite. Ja te kutsusite meie ülemuse. Ta on juba teel ja saate temaga edasi rääkida. Aga kui Candice arvas, et ülemusel on reeglite suhtes teistsugune arvamus, siis ta eksis rängalt. Kuritegu pole toime kandud. Ma tahan, et mind nendest täärraudadest kohe vabastataks. Need agressiivsed politseinikud ümbritsesid mu autot, ümbritsesid mu sõidukit ilma minu nõusolekuta. Avati mu uks ebaseaduslikult ja tiriti mind autost välja. Kui ma ei sõida, siis ma ei tegele praegu ühegi ärilise tegevusega. See on minu tütar, ta läheb kooli. Sa ütlesid, et sa ei sõida. Õige, ma reisin. Ja ma tean, et teile ei meeldi päris reeglite järgi mängida, aga mina juba tean neid. Ma ei lepi millegi vähemaga. Ja kõik siin saavad kohe kohtusse kaevatud oma ebaseadusliku käitumise eest. See on uskumatu. Olgu. Ja mitte ainult see, vaid ma olen rase ja ta puudutas mind viisil, mis ei ole vastuvõetav. Olgu, las ma jään siia. Ma räägin teiste politseinikega ja vaatan, mis teil toimub. Olgu. Ja kõik see, need kutid koklevad kogu aeg.
ja siis see on suverään kodaniku. Ma kuulsin, mis toimus. Nii see paistabki olevat. Ta rääkis sellest, et tema ei sõida, vaid reisib. Tal ei olnud autol numbrimärki. Ja talle ei ole juhiluba, mida teile esitada. ta ei andnud, ta andis meile. ta andis meile komme ja siis ta ei öelnud neile oma perekonnanime. mis neil nende peal olid? Et neid oleks võimalik tuvastada. Ja siis, kui minu perekonnanimi üles tuli, küsis ta, kuidas seda kirjutada. Ja siis ta ei öelnud mulle neid tähti. Ma ei räägi sulle seda kõike. Ma ei ütle sulle enam midagi. Ja siis on tal väike kaart, kus on tema auto VIN-kood. See on väike kaart, millel on kirjas ma ei anna luba. Nii et nad blokeerivad selle ära, et nad ei saaks VIN-koodi kätte saada. Ja. Ma sirutasin käe välja ja siis liikusin sisse ning liigutasingi seda asja. Kas see on sees kuul? Jaa, see on siis kuul, jaa. Kas ta blokeerib selle kõik asi? Ei, see ei ole seal mustaga blokeeritud. See on ainult mustaga blokeeritud. Olgu, hästi. Nii et me saame VIN-numbri kätte. Ma sain VIN-numbri kätte, aga ma ikka veel ei saa. Ma ikka veel pean. Kas sa annab midagi, kui sa selle süsteemist läbi lased? See on VIN, nii et see viitab autole, see viitab Teslale. Mis on see, aga see ei kuulu talle. Aga see ei ole nii. Ja siis me ei ole teda ikka veel üldse tuvastanud. Me ei ole teda ikka veel tuvastanud. Okei, Candice on viinud oma tütart kooli, nii et politseinikud pidid välja mõtlema, kuidas tagada, et ta jõuaks turvaliselt kohale. Nii et sul on nagu kooliraamatud või midagi sellist, kott või midagi taolist? Jah. Ma lähen siis sinna sisse ja toon selle sulle ära. Okei. Ei, sa ei lähe minu autosse. Sain aru. Mis panete teiega arvama, et te võite minu isiklikku vara puutuda? Kes te üldse olete? Kus see on? Ma pole midagi muud teinud peale sellega kooli sõitmise. Te olete mind sõna otseses mõttes mu autost välja tirinud kell 7 hommikul. Te olete auto all, te peaksite olema. Sa ikka veel üritad mind temaga rääkima panna, Vinni. Nii et me lihtsalt avame ukse ja tema tütar võtab asjad. Sa ei tea, mis seal sees on, eks? Mul ei ole põhjust arvata, et keegi tahab mulle halba teha või midagi sellist, aga ma lihtsalt ei tea, mis seal sees on. Nii et te eemaldasite meid autost. Ma pean veenduma, et mis iganes ta saab, see ei tee meile ega talle haiget. Nii et ma üritan olla, sa oled naeruväärne. Olgu, kas ma võin oma lõunasöögi võtta? See on tõesti naeruväärne. Kas ma võin võtta oma ema telefoni? Su ema telefon. Kas on okei, kui ta võtab su telefoni? Jah. Kas sa tead, kus see on? Jah. Jah, okei. Näita seda oma emale. Veendu, et see on sinu telefon. Ei, mitte see. Mis on? Pane see telefon autosse tagasi. Sa ei saa seda emale anda. Kas sa võtad selle endaga kaasa? Ei. Ta annab selle mulle. Sina ei saa seda endale. Ta ütles, et ta võtab selle endaga kaasa. Tagasi autosse. Miks ma ei või oma telefoni saada? Sest sa oled praegu kinni peetud. Mees, mis kuriteo eest siis? Politseinik juba selgitas seda sulle, eks? Ei, mingit kuritegu pole. Olgu. Kas võtad selle endaga kaasa või jätad autosse? Jäta see autosse. Jäta see autosse. Nii et kuna sa ei teinud koostööd ega andnud politseinikele vajalikku teavet, on see passiivse vastupanu vorm. Ja nad olid oma koha peal. Toas selle tulemusena muidugi. See ei ole nii. Sellepärast oledki sa käeraududes, sest nad üritavad seda teha. Kes on praegu kannatanud? Siis ma ei tea, kas siin üldse midagi toimub. Siis pole siin praegu mingit kuritegu. Siin pole mingit kuritegu ja ma ei ole millelegi vastu hakanud. Tema, nii et ta hakkab kartma, ta läheb uksele koputama. Olgu. Kas sa tahad, et ma su tütar käib kooli minema? Olgu, kas sa tahad, et ma laseksin ta kooli minna? Kas sa tahad, et ma saadaksin ta kooli? Kuidas sa tahad, et ma ta sinna viiksin? Härra, kas te saaksite palun selle naise mu eest ära viia? Ma ei liigu kuhugi. Ja keskenduma lihtsalt. See ei ole probleem. Keskendu oma koerale. Ütle talle, mida sa tahad. Kas ta ei vasta? Kuidas sa lihtsalt kooli peale osutasid? Sellepärast ma teid lahutasin, sest sa üritad asju oma tütre kaudu ajada, mis ei ole lubatud. Kuidas sa oma tütre juurde jõuad? Kes sa oled? Minu looja? Kellega sa räägid? Me sulgen ukse. Kas sa viita sinna või? Kas ta läheb ise või? Mida sa tahad teha? Lihtsalt mine edasi ja viida sinna. Jah, lähme kõndima. Me viime su kooli territooriumile. Me ei vii sind kooli territooriumile. See on siis auto registreerimistunnistus. Me viime su sinna, nii et kas? Keegi, üks mees. Okei. Ja see on ilmselt see mees, kellest ta Nicole'ile räägib. Sa võid täiskasvanule öelda. Tüdruk, hästi, mine edasi ja tee, mida iganes sa kavatsid teha. Kui sa tahad ta lihtsalt kaasa võtta, siis me pukseerime auto ära. Me kirjutame sulle trahvi. Veendu, et märgid trahvile selle rikkumise, millega tegu on. Ja see pole halb asi. Jah.
nii et me kindlasti ütleme talle, me vormistame trahvi, ta läheb. Ja siis läheb kirja vägivallata vastuhakk. Ja kirjelda aruandes selgelt, mis sul on. Kui Kandase partner, Tesla registreeritud omanik, sündmuskohale jõuab, proovib ta samuti väidetavalt esitada niinimetatud suveräänse kodaniku argumente. Kuid politseinikud lõpetavad selle kiiresti ära. Et sa oled registreeritud vara, kes sõidab sõidukiga, millel ei ole numbrimärki küljes. Kas see on korras? Ta saab aru, Vinni, see on filosoofia erinevus. Ei. See on erinevus sinu ja meie arusaamisest seadusest. Mul on seadus kindel aegas, kui soovid, et ma selle võtaksin. Ma lihtsalt tahan lihtsalt vähendada, et sinuga on kõik korras, eks? Ei, väga. Aitäh selle! Aitäh! Kas ta läheb ikka vanglasse? Ta on juba läinud, ta on läinud. Tema süüdistus on ametnikule vastuhakki ilma vägivallata. Olgu. Sellepärast ta arreteeritigi, mitte numbrimärgi pärast, vaid sellepärast, et ta ei teinud koostööd. Ta oleks pidanud lihtsalt end tuvastama. Ta ei andnud isikut tõendavat dokumenti. Ta vaevu suhtles ametnikega. Nad pidid ta autost välja tõmbama, et teada saada, kes ta on ja et kontroll lõpule viia. Kui ta oleks lihtsalt rääkinud nii, nagu teie meiega räägite ja oma nime öelnud, oleksime teadnud, kes ta on ning ta oleks saanud lihtsalt trahvi. Candice'il esitati süüdistus ametnikule vastupanu osutamises ilma vägivallata. Ta viis oma juhtumi kohtusse ja esindas end ise. Žürii leidis ta süüdi olevat ja talle määrati 5-päevane vanglakaristus, kus temast tehti uus arreteerimisfoto. Pärast vanglas viibimist oli ta 6 kuud katseajal ja pidi läbima vihajuhtimise kursuse. Jääme Floridasse, kuid liigume edasi Tallahassie piirkonda. Just seal peatas Florida maanteepatrull Angelo Lloydi, kui ta sõitis mööda I-10 maanteed. Tema veoautol oli numbrimärk, mis on suveräänsete kodanike tunnusmärk. Sellel oli küll number, kuid samuti kiri vabastatud eraomand mitte äriliseks kasutamiseks ja õigus eraviisiliselt reisida. Patrullid blokeerivad ta ära ja panevad ta peatuma. Liiklusmüra teeb raskeks mitte ainult meil kuulda, mida Angelo ütleb, vaid ka patrullil on raske teda kuulda. Lähme. Kas huviluba, registreerimistunnistus ja kindlustus on olemas? Võimalus. Mis on? Ma ei kuule sind. Okay. Astuge välja. See ei ole tõsi. See ei ole. Ma tahan välja astuda. Ma ütlen sulle, et astu nüüd välja. Astu välja, viimane võimalus. Viimane. Ja, härra. Astuge ette. Nii, oled sa? Millest sa räägid? Lõikusin sulle, et lõpetas ära. Oota. Lõpeta minuga võitsemine. Mida sa teed? Miks sa üritad minuga võidelda? No. Oota. Miks sa üritad minuga võidelda, kallis? Miks sa mind kinni hoiad? Ma lihtsalt üritan välja saada. Ma lihtsalt üritan välja saada. Ei, sa ei käes läbi. On küll. Mis see on? Jaa. Ja siia lisandub vandalism. Härra? Võib-olla ka vandaalitsemist. Peab teile müüdu teha. Ma annan sulle neid veel mõned. Ütle, et seda võiks ka natuke teha. Ma ei tea, kas sul on juhiluba. Mul ei ole. Use your mind. Mis te mina? Mul on autot, kui see mind. Lisaks tema väidetavalt võltsitud ja muudetud numbrimärgile kasutab Angelo igasuguseid märksõnu, mida tavaliselt kasutavad suveräänsed kodanikud. Terrain! No, ma pole ammu üheski sellises olnud. Tõesti. Jah, sest sa proovisid mu sõiduki numbrit varastada, aga jah, ma pole kuritegu toime pannud. Nii et hei, meil on kõik korras. Jah, sa räägid. Sest sa proovisid mu eraomandit lõhkuda. Te kõik proovite mu eraomandit lõhkuda. Ma loen talle ette. Jah, sest sa üritasid mu vara lõhkuda. See on vandalism, vend. Ja mis on teie nimed ja numbrid? Nimed ja numbrid. Te
see pole mulle isegi infot andnud. Nimed ja märginumbrid. Me tuleme tagasi. Nimed ja märginumbrid, vend. Nimed ja märginumbrid ja ma ütlen teile kõigile, ma annan teile võimaluse end veidi lunastada, aga teadke, minu intellektuaalne omand on autoriõigustega kaitstud. Nii et kui te mu nime asjadele panete, siis ongi kõik. Noh, tema varastab selle ära. Mul on Toti kaudu UCR, see on minu eraomand. Eraomandi vargus on föderaalne kuritegu. Ma tean, et teid ei huvita, aga sa saad selle, vend. Ta ei tule sulle järele. Noh, te naudite selle, kas pole? See on vinge. See on vinge. Kui kohtuasjad tulevad, siis läheb alles tõeliseks, vend. Ja mu UCR on ka selles kotis taga. Toti kaudu. Kui arvad, et oled Totist üle, siis naudi seda, vend. Üksi patrullauto tagaistmel räägib Angelo rõõmsalt, kuidas tema nimi on intellektuaalne omand, mille kasutamiseks ta pole korravalvuritele luba andnud. Et tema veoauto äravedu on röövimine ja kõigi lemmik. Ta reisis, mitte ei sõitnud. Ta lubab politseinikud kohtusse kaevata ja neilt kõik välja nõuda. Angelo suudab ka oma keha niimoodi väänata, et libistab käerauad selja tagant ettepoole. Vaata järgi, kuule kontrolli numbrid. Mida sa vaid? Lähme vii mind vanglasse. Ma tahan vanglasse minna, vend. Ma tahan vanglasse minna, et saaksin teid kohtusse kaevata. Et panna käärauad ette. See on ebamugav. See on ebamugav. Kuulge, te juba proovite mind röövida, vennad. Te juba proovite mind röövida. Sa oled paindlik. Mis toimub? Hei, mis toimub? Te juba proovite mind röövida, vennad. Ta pani selle ette. Ei, sa hakkad varastama eravara. Sa hakkad varastama eravara. Anna minna ja varasta ära. Sa proovisid seda lõhkuda. Sa oled siin olnud. Te proovite seda lõhkuda. See on eravara. Issand jumal, ma ei jõua ära oodata. Ei, see on Florida osariigi oma. Ei, see ei ole nii. Okei, sa varastasid minu tüüpi eravara. Loro osar. Ei, sul on $1 miljonit. Tere, boss, ma ei jõua ära oodata, millal sind näen. Hei, ma vajan ka teie kõigi teenistusnumbreid. Ma tean, et sa ei taha seda mulle anda, sest sa pole harjunud sellega, et sind kohtusse kaevatakse. Aga ma tean, et sa ei taha vaadata. Kus sa tahad neid ette või taha panna? Ja? Meis. Mis $1 miljon, mu vend? Tule siia, poiss. Mis? Pane mäng pausile. Mida sa mõtled dollarite all? Ta pani need ette, nii et nad lähevad tagasi taha. Kuidas mõttes ei? Miks te kõik? Peate nii olema. Kuule, tule, lähme. Just nii. Tule autost välja. Ma just proovisin autost välja tulla ja sina tegid kohe seda. Kus sa tahad, et talle need kohandatakse, eks? Hiina ei. Ma just ütlesin seda ise. Ära pane seda ette, need käivad taha. Ei, nemad on mulle võlgu. Nad juba tulid alla ja nägid kõiki. Ette, ja... Ma ütlen, et sina teed seda. Ära tee seda enam. Anna tee seda uuesti. Kas sa saad? Aga sa juba proovid teha mida iganes. Anna minna! Puudu, olgu. See ongi kõik, sa pead välja minema. Mis asja? Sellel pole mingit mõtet. Ei, aga sellel pole mingit mõtet. Ei! Ma oleksin sind lihtsalt päästnud. Ma ei taha sulle haiget teha. Sa üritasid lõpetada, kui sa alguses mu käe üles keerasid. Ütle mulle, et sa ei ürita mulle haiget teha. Ma üritan seda teha. Kohandan midagi, pane need ette. Jah, sain aru. Lihtne mees. See on lihtne. Ei, see pole tegelikult nii. Ei. Mine ja õpi järgmised reeglid selgeks. Kuula, mine õpi järgmised reeglid selgeks. Ma kaevan iga 11 kohtusse. Ja ärge varastage rohkem minu asju. Mul on oma telefoni vaja. Ärge varastage kõike, mis mulle kuulub. Ja see ilmselt ei lõpe nii pea, aga numbrimärk on juba mõnda aega aegunud. Ei, ma andsin selle tagasi. See ei ole aegunud. Ma tühistasin oma numbrimärgi. Ma tühistasin nii numbrimärgi kui ka juhiloa, kui sa ei kuulnud. Ma tühistasin numbrimärgi ja juhiloa. Ma tühistan selle heile ja võtan oma UCR-i tagant välja. Ära muretse. Kui ma kohtusse tulen ja ma vannun, et iga 11 on kodus. Üks öö 90 päeva jooksul maksab $1 miljonit. Ja kui sa paned minu nime ükskõik millisele juriidilisele dokumendile ilma minu nõusolekuta, mida sul ei ole, siis minu nimi on Cotton Recovery ja kaubamärk ning erimärk. Kogu minu intellektuaalne omand kuulub mulle. Sa jõuad õigeks ajaks. Nii et sa jõuad õigeks ajaks. Sa jõuad. Sellist asja nagu suveräänne kodanik ei ole olemas. Mis on suveräänne kodanik? Lõpeta valetamine. Nüüd sa valetad. Mis see on? Sellist asja ei ole olemas. See ei ole loogiline. Sa ei saa olla suveräänne ja kodanik. See on rumal.
see on vale nimetus, sa valetad praegu, sa ei saa olla suveräänne ja kodanik samal ajal, see on rumal. Kuule, kas sa tahad midagi kaasa võtta vanglasse? Mu telefon, mu utsi, kõik, ma lähen niikuinii vanglasse. Võta oma rahakott, telefon, mis veel? Ma ei võta kotte kaasa, neid ei lubata vanglasse. No, sa üritad niikuinii kõik mu autost ära varastada. Nii et kui midagi puudu on, ma lihtsalt võtan selle tagasi. Kui ma su maja ja kõige muu järele lähen, ma ei muretse selle pärast. Lahe. Kui ma su peale kaeban ja su ette võtan, ma ei muretse selle pärast. Kõigi nimed on samuti seotud. Jah, sa võid selle saada. Ei, see pole nii. Sa ei andnud seda mulle kohe alguses. Nii et sa oled juba toime pannud raske kuriteo. Sinu puutumatus enam ei kehti. Nii et jah, sinu puutumatus enam ei kehti. Nii et sa oled korras. Mees. Jah, ma arvan, et sa ei pruugi teada, aga ma tulen su munade järele. Kõik need, ma tulen su võlakirja munade järele, sõber. Täpselt nii. Sinuga saab kõik korda. Ei, kui sa lihtsalt lasid rattad ringi ja kihutasid minema. See on hoolimatu juhtimine, vend. Sa just ütlesid, et rikud seadusi. Noh, riku siis oma enda koode. Te kõik pole muud kui koodide täitjad, mitte seaduse jõustajad. Aga see on okei. Ma tulen su järele. Ja ma ei jõua ära oodata. See salvestatakse, eks? Okei, lahe. Sellepärast ma jätkan rääkimist, et olla kindel, et saan kogu selle lindistuse siia peale. Kogu selle salvestuse saan peale, näed? Noh, jälle hooletu sõitmine. Tee peal keerutamine. Te ei tee muud, kui rikute oma enda koode, aga siis üritate öelda, et olete korrakaitsjad. Aga te ei ole korrakaitsjad, te olete koodide täitjad ja need koodid ei ole seadus. Ja ma panen teid iga koodi alla neelama, kui neid koode on olemas. Ja, te just täitsite seadusliku dokumendi, panite sinna minu andmed. Täitsite seadusliku dokumendi, panite sinna minu andmed. Nii et ma süüdistan teid ka identiteedivarguses. Sest te teate, et see on minu intellektuaalne omand. Ma ei ole kunagi andnud teile luba ega nõusolekut panna minu andmeid kuhugi. Nii et ma ei jõua ära oodata. Ma tean, et teine oli Rivera. Aga see on kõik korras. Täna saate te kõik õppetunni. Siin, veendu, et ma panen kõik rikkumised kirja. Vaatame, ma ei andnud sulle kunagi nõusolekut. Noh, sa panid mind tegelikult ähvarduse alla, tegid seda ähvarduse ja otsese sunduse all, mis tuli välja. Okei, see oleks kohtuasja teema, sellega sain ma su vahele. Ja sa üritasid mu kätt murda, sa väänasid mu kätt. Nii et ma sain su kätte. Ta tõesti väänas mu kätt ja lõi mind vastu autot. Sellega olen ma nõus. Mitte väga kõvasti, aga piisavalt kõvasti lõi ta mind. See oli ikkagi vägivaldne, see oli ikkagi rööv. Ausalt öeldes, see oli nagu maanteerööv. Vaatame siis. On maanteerööv, vandalism, vandaalitsemise katse, rööv, relvastatud rööv, raskendatud kallaletung. Vaatame siis. See on raskendatud kallaletung. Sa ei saanud minu nõusolekut minu autosse sisenemiseks, siis sa põhimõtteliselt arvad, oled föderaalseadusest kõrgemal. Nii et see saab olema veel üks föderaalne kuritegu, sest sa varastasid mu eraplaadi. Mis ütles sulle? Mis see on? See ei ole mitte äriline. Nii et ma juhtisin sõidukit, sest sun tuleb tõestada, et ma tegutsesin ärilisel eesmärgil, mida ma ei teinud. Kuna ma ei tegutsenud ärilisel eesmärgil, siis sa panid toime raske kuriteo. Vaatame. Kõik, mida ta tegi, oli kuritegelik. Aga las ma vaatan. Ärilisel eesmärgil tegutsemine. Ma ei tegutsenud ärilisel eesmärgil. Ja nii sa muutsid selle äriliseks. Sa muutsid selle lihtsalt ebaseaduslikuks ja õigusvastaseks kinnipidamiseks. Sest kui sa mind kinni pidasid, siis see kinnipidamine oli arreteerimine, automaatne arreteerimine. Nii et me saame sellest aru. Ma lihtsalt õpetan sulle mõningaid õppetunde, kuigi sa juba tead, mida sa valesti teed. Seda ma sulle möönan. Aga vaatame, see oli palju arreteerimisi. Ma lihtsalt ütlen sulle, et kõik tuleb sinu teele. Ole selleks lihtsalt valmis. Sest sa tead kõiki seadusi, mida sa rikkusid. Föderaalseadus ütleb, et ma ei pea omama juhi luba, et sõita maanteedel ja teedel takistamatult, segamatult, kahjustamata. Nii et mul ei ole juhi luba vaja. Ma ei vaja sundkillustust, kuigi mul on killustus olemas, aga ma ei vaja sundkillustust. See on föderaalne seadus. Ülemkohus on selle kohta otsuse teinud. Ja kui ma toon välja kõik need juhtumid peale selle, siis sa näed, ma võtan su ette, vend. Nii et parem naudi oma maja, oma tööd ja kõike seda seni kuni saad. Sa varastasid selle lihtsalt valelt inimeselt. Angelo naeratas endiselt, kui temast tehti arreteerimispilt.
andmetest selgub, et talle esitati süüdistus võltsitud numbrimärgi omamises, avalike liikluseeskirjade eiramises ja liiklusrikkumises. Kuid me ei suutnud tema juhtumi kohta rohkem teavet leida. Mõnikord võivad suveräänsete kodanike liikluspeatamised väga kiiresti eskaleeruda. Ja just nii juhtus ka meie järgmises kehakaamera salvestises Parma Heightsist Ohios. Politseinikud peatasid Nia Miklini, kuna tema auto akendel oli liiga tume toon. Kuid nad saavad sellest peaaegu kohe aru. Et see ei saa olema lihtne liikluspeatamine. Sina juhid, me ei hakka seda kogu suveräänse kodaniku asja tegema. Seda sa mulle seletadki. Sa ütled, et sul on lihtsalt mingi seos. Õige. No, mul on vaja juhi luba. Sa juhid autot. Kui sa oled teel, siis sa juhid autot. Noh, sul on ajutine auto ja sul pole numbrimärke. Pole ainsatki numbrimärki. Üks taga. Kas see on su isikut tõendav dokument? See on minu kodakondsuskaart. Kas ma võin seda näha, palun? Sa juba vaatad seda. Ma ei saa seda sulle anda. Minu nõustaja ütles, ma ei tohi sulle oma isikut tõendavat dokumenti anda. Olgu, nii et... Ei ole. Sul on vaja. Oota, kus su ülemus? Tahan temaga rääkida. Sa saad meie ülemusega rääkida, kui oled jaamas lõpetanud. Olgu, ma ei lähe jaama. Sa ei saa. Meil on vaja teie juhi luba. Palun, mis põhjusel te mind peatasite? Ma olen teile juba 2 põhjust öelnud. Vaadake mind. Te olete maandumisi väljas. See on ebaseaduslik. Ja sul pole seda. Jah, aknad on ebaseaduslik. Ma ei ole Ohio's pärit. Noh, me ei tea seda, sest sa ei anna meile isikut tõendavat dokumenti. Ma just näitasin sulle oma dokumenti. Siin. Näitan sulle seda. Sa pead end tuvastama. Olgu. Ma pean lihtsalt teie ülemusega rääkida. Sa saad temaga rääkida, kui me siin lõpetame. Okei, wow. Aga me peame lõpetama selle, mida me teeme. Okei, noh, ma pean jõudma sinna, kuhu mul on vaja minna. Nii et kui sa tahad teha seda, mida sul on vaja teha, siis ma pean rääkima ülemusega. Okei, sa saad temaga rääkida jaoskonnas, kui me oleme lõpetanud. See pole sugugi lihtne. Okei, mul on vaja juhi luba ja selle sõiduki kindlustuskaarti. Mina ei sõida, sina sõidad. Mina ei sõida. Sina sõidad, sina oled roolis. Okei, kas ma siis vean kaupu ja inimesi? See ei ole oluline. Sa sõidad, sa juhid mootorsõidukit Ameerika Ühendriikide teedel. Sa juhid autot. See on sisepõlemismootor, see ei ole elektrimootor. Me ei hakka neid mänge mängima. Ma ei mängi mingeid mänge. Sa pead end tuvastama. Mia McLean L. Mia McLean L. Veendu, et lisad E-tähe. Üks on VIN-number esiklaase kliiniteibitud. Sest auto ei kuulu Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni alla. Seega ma ei pea sulle VIN-numbrit näitama. Andke meile oma juhi luba. Kas teil on Ohio isikut tõendav dokument? Ma ei ole sellest piirkonnast pärit. Kust te pärit olete? Ma olen pärit korporatiivriigist Illinoisi osariigist. Olgu, sul on Illinoisi isikutunnistus. Mul on kodakondsuskaart, härra. Ja palusite mul isikut tõendada. Kodakondsuskaart asendab juhi luba. Kodakondsuskaart ei asenda juhi luba. Teede sõitmiseks on vaja juhi luba. See kehtib siis, kui ma vean kaupu, teenuseid või inimesi. Ma reisin lihtsalt üksi. Pole vahet, kas oled üksi või koos 17 inimesega bussis. Sul on vaja juhi luba. Sul on vaja juhi luba. Peate esitama isikut tõendava dokumendi. Ma just näitasin teile isikut tõendava dokumendi. Kui te ei esita isikut tõendavat dokumenti, viiakse teid vanglasse. Kas soovite, et räägiksin ülemusega, sest ma võin need ülemusele selgitada? Te peate esitama isikut tõendava dokumendi, vastasel juhul lähete vanglasse. Kas te saate sellest aru? Pean tagasi Illinoisi minema. Jaa, meie peame ka oma töö juurde tagasi minema, ma saan aru. Sa saad Illinoisi tagasi minna. Kõik, mida pead tegema, on end tuvastada. See ongi kõik. Ja siis oleme siin 5 minutiga valmis. See ongi kõik. Aga sa tahad mängida neid rumalaid, tühiseid mänge, öeldes, et sa reisid ja oled ükskõik kust kodanik, eks? Meil on lihtsalt vaja sinu isikut tõendavat dokumenti. Punk! Mis on sinu sünnikuupäev? Kas sul on sõidukis relvi? Ei, ei ole.
sa täna tuled? Sa ütlesid, et oled Illinoisi osariigist, jah? Ma olen Indiast. Mida sa Ohio's teed? Teatasin, et endale midagi süüa osta, sest mul on kõhtegi. Kas see on ebaseaduslik? Ei, Olga. Ma ei öelnud kunagi, et see on ebaseaduslik. Kõik peatasid. Ma ütlesin lõpetage ja ärge andke mulle midagi süüa, ilma et te mind peatate, sest me... Peatasin teid, sest tema peatas teid, kuna autol ei ole numbrimärke. Mul ei ole luba vaja. Ameerika Ühendriikide teedel sõitmiseks on teil vaja numbrimärke. No, ma ei ole Ameerika Ühendriikide kodanik, seega mul ei ole juhiluba vaja. Sa ei ole Ameerika Ühendriikide kodanik. Mis riigi kodanik sa siis oled? Ma just ütlesin sulle. Maroko, see on selle riigi nimi. Mille kodanik? Ma ütlesin. Mis riik? Sa olen Marokost. Kas sul on Maroko juhiluba? Kas sõiduk tuli Marokost? Jah, kindlasti tuli. See on okei. Näe, nüüd me jõuame kuhugi. Näed, me räägime nüüd nagu täiskasvanud, eks? Ma arvan küll. Marokost. Kas sul on Maroko isikut tõendav dokument? Mul on kodakondsuskaart. Kodakondsuskaart, jah. Härra? Kas ma võin seda näha? Ma just näitasin, võin teile näidata. Kas sa saad selle mulle anda, et ma saaksin seda lugeda? Nagu näete, on see siin olemas. Olgu, hakkame neid mänge mängima. Kuna vestlus ei vii neid kuhugi, asetab politseinik rehvitõkked Nia rehvi alla, et ta kuhugi minna ei saaks. Aga vähem kui minut hiljem juhtub see. Tulge autost välja. Teid võetakse vahi alla. Ma ei hakka teile sama asja uuesti seletama. Mis? Ma ei ürita teid hirmutada. Ma olen püüdnud... Jah, mul on see teisel pool. Ta läheb koju. Ta sõidab koju. Hästi. Video, ma võtan selle maha. Ta lahkus. Otsustas sõita Best Summeri tagapartasse. Sa nüüd ütleb vähe valgudesse. Terminaatoriga saadi korralik tabamus. Stopp-tõkked lõhkusid tema rehvi. Politsei pardakaamera näitab, kuidas Nia kihutab minema, kuid ilmselt ei plaanida oma väidetaval põgenemisel politsei eest ühtegi liiklusseadust rikkuda. Ta peatub ja ootab punase tule taga, enne kui uuesti minema sõidab. Just siis proovivad politseinikud uut tööriista oma arsenalis, haarajat. See video teisest Ohio osariigi jaoskonnast, Garfield Heightsist, annab hea külgvaate, kuidas haaraja töötab. Patrullautol on ees mehhanism, mis laskub alla ja avab võrgu. Seejärel sõidab politseinik autoga kahtlusaluse põrkerauale väga lähedale ja pauh. Võrk lukustab rehvi ja hoiab seda pika rihmaga politseiauto küljes kinni. Nii et kui Parma Heightsi politseinikud ajavad Niat taga, läheneb maastur koos haaratsiga talle väga lähedale ja laseb edukalt võrgu välja. Aia, astu autost välja! Kaua pust. Nüüd ava uks ja astu välja. Kuule, kui me toome tema auto õigesti, siis mul on vaja abi ja vähem surmavat vahendit. Jaa, just nii. Naja, kõnni tagurpidi minu hääle suunas. Kõnni tagurpidi. Tule edasi tagurpidi. Tule edasi, mul on juhised. Astu paremale. Astu sellest üle. See ongi kõik, tema on ainus. Ja, tule siia tagasi. Tere tulemast tagasi saatesse. Kõnni tagurpidi edasi. Okei. Kas on käsi käes? Mul on käsi käes. Tule kõnni teele. Hästi. Kas sul on veel midagi, mis mind torkab? Või ehmatab mind? Ära ava oma rinnahoidjad ega pükse. Ei, mulle ei meeldi keegi. Sa lähed, sa oled vahistatud.
kas sul on siin telefon? Midagi veel? Vasta küsimustele, kas sul on veel midagi kaasas? Järmu naha jaoks. Pane mulle natuke hommikusöögi taskusse. Ma jäin tema taha, ma ei saanud sellest numbrimärgist aru. Siis sain aru, et seal oli kirjas Mooris National. Nii. Tead küll, ma küsisin temalt, kas sul on päris numbrimärk, kas sul on isikut tõendav dokument. Ta ei püüa end tuvastada. Ta rääkis umbes nii, et autol on kõik klaasid toonitud. Seda ta mulle näitas. Kust see üldse pärit on? Teenus. Islam, Allah. Rokia Imperium. Seda ta ütleski. Midagi Maroko kohta, midagi sellist. Ta ütles, et see on Illinois'st. Aga jah, mul on võti siin olemas. Ei, see on esimene, mis õnnestus. See, mis mul enne oli, lõpuks sain sulle ühe. Hindan seda. Jah, mees, see oli täiuslik. Igatahes ta ei peatunud. See on täiuslik. Kiirus, jah. Ta peatub liikluses. Ootab rohelist tuld ja siis läheb jälle edasi. Nagu me hakkame akent lõhkuma. See jääb koos Toonkilega kokku. Toonkile, ma ei saa teda välja. Nii et see oli täiuslik. Tarub mees. Siit välja. Ei. Ma ei tea. Me võime lihtsalt võrgu läbi lõigata ja selle sinna jätta, aga puksiirifirma peab selle ratta eemaldama, selle välja viima ja siis ratta tagasi panema. Patrullauto tagaistmel on nii vaikne, kuid avaneb, kui nad peakorterile lähemale jõuavad. Ei. Miks sa ütled, et sul pole kõik korras? Kas sul on valus? Mis toimub? Palju asju toimub. Ma lihtsalt üritan koju tagasi saada. Miks? Ma ei tea, miks sa põgenesid. Sest te kõik kavatsesite mind rünnata. Keegi ei kavatsenud sind rünnata. Teid oli 3 ja mina olin üksi. Jah, te kavatsesite küll. Keegi, mitte keegi ei kavatse sind rünnata. Okay. Ma rääkisin sinuga täiesti rahulikult. Tere, ole tänuväärt. Ma rääkisin sinuga. Rahulikult. Ma rääkisin sinuga ka rahulikult. Ma ei olnud ebaviisakas. Ma ütlesin sulle, mida sa küsisid. Ma andsin sulle kõik, mida sa soovisid. Ma lihtsalt ei andnud sulle oma rahvuskaarti, sest minu konsulaat ütleb, et me ei tohiks seda teha. Ma järgin konsulaadi korraldusi. Nia istub koos detektiiviga maha, et lahti harutada, kuidas tavalisest liikluspeatamisest sai täiemahuline politseijaht. Nii et ilmselgelt oled sa siin, sa oled vahi on, sa ei saa lihtsalt püsti tõusta ja minema kõndida. Ma loen selle sulle kiiresti ette. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Sul on õigus enne küsimustele vastamist, nõu saamiseks advokaadiga rääkida ja tal on õigus olla ülekuulamise ajal sinu juures. Kui sul ei ole võimalik advokaati endale lubada, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Ja sa võid igal ajal otsustada neid õigusi kasutada, nii mitte vastata ühelegi küsimusele ega anda ühtegi ütlust. Kas sa saad sellest kõigest aru? Jah, olgu. Hästi. Mis oleks teie jaoks sobiv telefoninumber? Nii et sa kohtasid täna õhtul meie patrullidega. Ma olen seersant kriminaalbüroos. See on minu partner, detektiiv Firstly. Me lihtsalt üritame välja selgitada, mis juhtus. Meid kutsuti, sest toimus tagaajamine ja tagaajamised on Ohio's rasked kuriteod. Sellepärast me siin olemegi. Olgu! Miks me siis põgenesime? Miks me olime liikluspeatuse juures? Meid peatati parklas. Ja siis panime auto käiku ja sõitsime minema. Kas sa saad mulle öelda, miks me seda tegime? Sest ma tundsin, et mu ohutus oli ohus. Okei, mis pani sind tundma, et su ohutus oli ohus? Sest nad panid kindlad kätte, nagu oleksid nad valmis mu akna sisse lööma. Okei. Ma ei olnud selle liikluspeatamisel kohal.
ma tean, et ma võtsin ühendust ja palusin šerfi. Nad ütlesid, et ei tule. Seal polnud kedagi läheduses. Nii, et sel hetke, kellega nad siis veel räägivad, kui ma ei saa isegi šerifi kõrgemate ametnikega rääkida. Nii et? Nad olid sinu auto juures. Kas nad palusid sulle autost välja tulla või midagi sellist? Jaa. Okei, kas sa ütlesid, et sa ei tule välja? Ma ei olnud seal, ma pole kehakaamera salvestist vaadanud. Ma olin kodus ja sõin õhtust. Nüüd olen siin, nii et ma jätan sinu hooleks need üngad täita. Ma pole isegi veel nendega rääkinud. Mulle meeldib anda teile võimalus oma lugu rääkida, sest ma saan siia tulla ja teie kiiresti rääkida. Ja siis lähen räägin nendega, nagu neile makstakse selle eest, et nad ootavad, kuni ma nendega räägin. Te istute siin, see pole viikane. Ma saan kõigepealt teiega rääkida. Olgu. Nii et nad palus pere autost välja tulla, te ütlesite, et te ei tahtnud. Ma küsisin, mis põhjusel ma peaksin autost välja tulema. Olgu. Ja siis sa ütlesid, et puntsid end ohus olevat, sest nad panid kindaid ette. Kui sa nende eest ära sõitsid selle eritamise ajal, kas me peatusime kunaste tulede taga? Jah! Kas me panime suunatule sisse? Jah, ma tegin seda. Ma lülitasin oma telefoni sisse, kui proovisin. Okei. Kas me sõitsime kiiremini kui lubatud kiiruspiirang? Mitte, et ma teaksin. Okei. Kas me kunagi sõitsime keskjoonest vasakul või midagi sellist? Mina ei sõida, mina reisin. Okei. Kas me siis liikusime keskjoonest vasakul? Mitte, et mina teaksin. Ma ei ürita ebaviisakas olla, ma lihtsalt küsin küsimus, see on kõik. Ma vastan. Again. Ma vastasin nende küsimustele ja neile ei meeldinud vastused. Ma ei arvanud, et sa olid ebaviisakas. Sellepärast ma seda ei öelnudki. Sa ütlesid, et sa ei sõida, sa reisid. Sellepärast ma muutsin ka oma sõnastust ja kasutasin sõna reisima, eks? Ma ei püüa olla ebaviisakas. Ma püüan austada sinu uskumisi. Okay. Ma tean, et mingil hetkel keegi ütles, et tekkis püsimus sinu isiku kohta, sest sa ei saanud juhi luba esitada. Aga ma saan aru, et sa ütled, et usud šerifiga ja kõrgema ametnikuga rääkimisse ning et sa reisid, eks. Sul ei ole ühtegi valitsuse poolt väljastatud isikut tõendavat dokumenti. Olgu. Kas sul on kunagi olnud mingit valitsuse poolt väljastatud isikut tõendavat dokumenti? Kui ma olin musta mantli all, siis jah. Okei. Ja millise osariigiga see oleks olnud seotud? See oleks olnud Ameerika Ühendriikide kodanikuna tol hetkel Illinoisi osariigis. Okei. Umbes Chicago piirkonnas. Okei. Aga siis nad jätkasid agressiivset käitumist. Nad küsisid isikut tõendavat dokumenti. Ma ütlesin neile, et mul on kodakondsuskaart ja Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi andmetel on see juhiloa puudumisel kehtiv. Kuuleb näsi Hans-kaardist tubisse ja Olgu! Nii, et kodakondsuskaart asendab juhiluba. Olgu. Ja see on 1508. Märkuse all. Nia sai süüdistuse 2 politsei korraldustele mitteallumises, 1 ametliku tegevuse takistamises ja 1 sõiduki identifitseerimisnumbri kohta tehtud petturlikus tegevuses. Ta maksis osa $10 000 suurusest kautsjonist, et saada vabaks. Ta läks kohtusse ja palus end ise esindada. Ohio kohturegistrite kohaselt pidi Nia enne enda esindamist läbima psühhiaatrilise hindamise, kuid ta keeldus selles osalemast. Seetõttu määras kohus talle advokaadi. Siis lõpetas ta kohtusse ilmumise täielikult ja tema vastu väljastati vahistamismäärus. Mitu kuud pärast tagaajamist, kui Nia polnud endiselt kohtusse ilmunud, otsustas kohus, et ta peab maksma ülejäänud osa oma $10 000 suurusest kautsjonist. Kohtuandmed näitavad, et juhtum on endiselt avatud ja Nia on Ohios endiselt tagaotsitav naine. Nüüd läheme Oregoni Myrtle Creeki. Politseinik märkas maasturi numbrimärgiga probleeme. Jenia Green Carnis istus juhi istmel ja ta oli juba esimesest hetkest peale ärritunud. Tere, mina olen politseinik Kennedy, olen politseist. Me tulime teiega vestlema, meil on salvesti. Jaa, on küll. Põhjus, miks teid täna peatati, on see, et registreerimismärgid on aegunud. Kas teil on juhi luba kaasas? Kas see on tulirelv teie jaki all? Ärge haarake selle järele, lihtsalt vastake. Ma ei tea, ma küsin, kas see on tulirelv. Nii et kui te selle järele haarate... Siis on meil probleemid. Jah, on küll, olgu. Ära kunagi selle järele haara. Kas teeksid mulle teene? Ma tahaksin selle sult ära võtta. Ma võtaksin selle pigem ise ära. Olgu, sa ei hakka seda tegema. Sa ei hakka sinna relva panema. Olgu, lihtsalt kuula mind ära. Teatu, ei. Lase mul lihtsalt seletada, eks. See on minu turvalisuse huvides. Ma ei taha kellelegi halba. Sulle, vabandust, aga see on minu turvalisuse pärast. Olgu. Ma ei tee sulle haiget ega püüa sind hirmutada. Ma ei tee sulle haiget. See on see, mida ma tahaksin teha.
olgu. Kõik, mida ma tahan, et sa teeksid, on panna sõrmed risti niimoodi. Pane käsi oma pea peale. Ja ma tahaksin lihtsalt haarata ja selle välja võtta. Ma ei ütle seda. Seda! Ma ei taha, et mu relv oleks mu sõidukist väljas. Kus on su isikut tõendav dokument? Ma ei taha, et mu relv oleks sõidukist väljas. Kus on su isikut tõendav dokument? Ma olen nõus oma relva armatuur lauale panema, et saaksid seda selgelt näha. Puutu seda meest. Olgu, siis jääb see sinna, kus see on. Pane paberid armatuur lauale, palun. Pane paberid armatuur lauale. Miks? Sest ma ütlen sulle nii ja see on seaduslik käsk. Pane paberid kohe armatuur lauale ja pane käed roolile ning ära liiguta neid. Selge, sa käitud vastu hakkavalt, sul on tulirelv, me ei hakka seda mängu mängima. Ma saan sinu nime, sünnikuupäeva ja jätkan seda liikluskontrolli. Kas sa saad sellest aru? Ma arvan, et pean rahu hoidma. See on hea. Ma soovitan seda. Kui sa ei kavatse 5. parandust kasutada, pead mulle esitama isikut tõendava dokumendi. Kas saad näidata, kus sinu ID on? Ei, härra, te käskisite mul käed roolile panna, aga te ütlesite mulle. Et sa kavatsesid kasutada 5. parandust, mis tähendab, et sa enam ei räägi. Kui sa ei kavatse rääkida, siis sa ei saa mulle oma nime ja sünnikuupäeva öelda. Kas see on loogiline? Kas sa siis ütled mulle oma nime ja sünnikuupäeva? Mitte enne, kui ma olen need dokumendid esitanud. 32 ja 6. Kas ma saan veel ühe patrulli? Kutsun oma ülemuse siia teie juurde. Hoidke oma käed täpselt seal, kus need on. Ma hoian neid seal nii kaua, kui suudan. Väga hea. Nad peavad sinna jääma ja sinu käsi peab sellest eemale hoidma. Ja ma juba ütlesin sulle, et hoian neid seal nii kaua, kui suudan. See pole just kõige mugavam asend. Veel mitte. Naine ei tee suuliselt koostööd. Ma ei keeldu koostööst. Ma lihtsalt vastan sulle. Ilma valetamiseta. Praegu mitte. Näed, te teete seda alati. Te alati mõtlete midagi välja, mida tegelikult pole olemas. Mida ma siis täna välja mõtlesin, mees? Sa ütled, et ma olen konfliktne. Ma ei ole konfliktne. Võib-olla... Las ma kasutan teist sõna. Vaidlushimuline. Noh, võib-olla vaidlushimuline, aga ma ütleksin, et ka sina oled seda, sest sa ei saa kõike, mida tahad, täpselt siis, kui tahad. Jah, sest ma pean igast kokkupuutest eluga välja tulema ja ma saan, mida tahan, kui mängus on tulirelv. Tead mis? See juhtubki. Vabandan, aga politsei on ennast tõestanud ebausaldusväärsena. Jah, kas sa oled mind varem kohanud? Jah, olen küll, sa oled mind kohanud. Kus sa mind kohtasid? Tegelikult polegi see oluline. Okei, nii et sa pole mind kohanud, seega sul pole aimugi, kas ma olen usaldusväärne või mitte. Ainus, mida ma tean, on see, et sa kannad ahvülikonda. Ahvülikond? Ma usun, et see on politsei vorm ja märk. Aga see on okei. Ma saan aru, mida sa üritad teha. Sa oled vihane märgi peale, mitte minu peale. Ma lihtsalt üritan iga päev koju jõuda. Ma lihtsalt usaldan märki. Okei, sa ei pea mind usaldama, aga samuti mitte, et ma ei usaldaks sind, vaid ma ei saa sind usaldada, sest ma ei tunne sind. Okei, ma peatan igal aastal sadu ja sadu, võib-olla 1000 inimesi ning pean kõik need kokkupuuted 25 aasta jooksul üle elama. Ma saan sellest aru. Ma tean, kuidas seda teha ja ma tean, kuidas ma tahan, et inimesed reageeriksid, kui neil on tulirelv. Ja sellest ma lähtungi, eks. Ja ma olin valmis sinuga kompromissile minema, aga sina ei ole valmis kompromissiks. Sina tahad seda, mis on kompromiss. Ma olen nõus selle armatuur lauale panema või isegi lubama sul selle armatuur lauale panna. Ma tahaksin seda teha. Ma olen nõus lubama sul selle minu autost eemaldada. Olgu. Ma saan sind selles natuke aidata. Kui ma panen selle sinu armatuur lauale, siis ma teen selle enne tühjaks. Siis sobib. Okei. Kas paned oma käed tea peale ja sõrmed põimitud, et ma saaksin selle sinult eemaldada? Aitäh. Ma hindan seda. Kas sul on veel relvi kaasas? Ei! Ei saa käsi siin alla panna. Ja prüve? Kui saaksid hoida neid vähemalt nähtaval, oleks see suurepärane. Kas saaksin nüüd rahulikult selle paberimajanduse läbi vaadata koos sinuga, kuigi sa oled minuga nii täiesti eri meelt? Ma ei ütle, et ma sinuga ei nõustu. See võib olla täiesti õigustatud, eks? See ongi õigustatud. Hästi. No, see ongi korras. Kui ma selle ära teen, liigume ülejäänud asjade juurde. Tundub, et kanna lükkamine on palju lihtsam. Tehingut on palju lihtsam vahetada. Sina ei saa otsustada, kuidas asjad lähevad. Olgu.
ma hindan austust. Ma austan sind ja püüan sinuga koostööd teha. ma püüdsin abiks olla. Sa ei olnud, ma palusin sul midagi teha. Ja sa keeldusid seda tegemast. Ma rääkisin sellest, et kuulid tuleks relvast välja võtta. Ma lihtsalt oleks olnud lihtsam ja kiirem kuulid välja saada, kui sa oleksid salve vabastusnuppu vajutanud. See oligi kõik, mida ma tahtsin öelda. Enne seda ma andsin sulle seadusliku käsu ja sa keeldusid seda täitmast. Isiklike tunnete puhul saan ma sellest aru. Sulle ei meeldinud see nii. Aga on olukordi, näiteks liikluspeatuse või politseiga suhtlemise ajal, kus sa pead oma isikliku arvamuse või tunded kõrvale jätma, et täita seaduslikku käsku. Minu relv ei ole mu selja taga. Sa nõustusid mu relva pärast armatuur lauale panema. Ei. Pärast seda, kui ma ütlesin sulle, et pane mu relv armatuur lauale. Olgu, me lõpetame selle nüüd. Ma ootan ülemat ja siis vaatame edasi. Ma panen selle nüüd armatuur lauale. Ta ei tohi selle järele haarata ja ma panen selle sinna poole. Kas sa keerad selle akna alla? Tere pärast, Leonat. Lihtsalt keera seda. Keera sa sinna poole. Jah, süüde on sees. See on korras. Vabandust. Tegelikult ma hoian seda siin, kuni ülemus kohale jõuab. Olgu, kus su isikut tõendav dokument on? Ma pean lihtsalt ootama. Minu jaoks sobib. Politsei ülem ise saabus, et politseinikku aidata. Nüüd on tulirelv minu käes. Põhimõtteliselt enne seda ma ei teadnud, kas tal oli tulirelv või mitte, pole väga oluline. Ma küsisin temalt, kas oli tulirelv, mille ta sellele suunas. Või ütleks ta mulle selle asemel, et selle poole sirutada. Ta sirutas selle poole. Igates ma palusin tal panna käed pea peale, et saaksin selle temalt ära võtta ja viia oma sõidukisse, et see ülejäänud peatuse ajaks turvaliselt hoiustada. Ta vaidles veidi vastu, ta keeldus seda tegemast. Lõpuks jõudsime kompromissini. Ta lubas mul selle temalt ära võtta ja tühjaks laadida, nii et see on olnud veidi vastasseisuline olukord. Ma olen mõlemal korral temalt juhiluba küsinud, ta ütles, et ei anna seda enne, kui teie kohale jõuate. Nii et selline seis on praegu. Ma ei taha. Kas ma võiksin teie juhiloa saada, palun? Olgu üks hetk, proua. Lihtsalt teadmiseks. Minu nimi on politseiülem Rooster Laidler. Mul on kaamera samuti töös, nii et see salvestab. Olgu. Olgu, ka minu kaamera salvestab. Nagu ma teile varem ütlesin, enne kui ma oma andmed annan, vaatan ma selle paberimajanduse üle. Ma arvan, et see on täiesti sobilik. See sõiduk ei ole mootorsõiduk. Ma luban, et see on viimane, mida ma kunagi teen. Kuigi seni nõudis, et ta loeks need paberid ametnikele ette, võttis tal siiski aega, et asjad korda saada, kuid lõpuks leidis ta selle, mida otsis. Nii et kuna te küsite mult minu juhiluba, siis ma tahan, et te teaksite, nagu on kirjas, et kodanikul on õigus liikuda avalikel teedel ja vedada oma vara seal hobuvankri, vaguni või autoga. See ei ole lihtsalt privileeg, mida võib lubada või keelata suvaliselt, vaid see on üldine õigus, mis tal on oma õiguse kaudu elule, vabadusele ja õnne poole püüdlemisele. Selle põhiseadusliku tagatise alusel võib inimene seega tavatingimustes liikuda oma äranägemise järgi avalikel teedel või avalikes kohtades. Ja kui ta käitub korrektselt ja väärikalt, ei sekku ega häirida teistel õigusi. Teda kaitstakse mitte ainult tema isikus, vaid ka tema turvalises liikumises. Ja ma võin teile öelda, kus seda leida, kui soovite. Ja meil polegi vaja seda teha. USA ülemkohus on selle juba ümber lükanud. Nii et ei, USA ülemkohus ei ole seda teinud. Jah, nad on seda teinud. Ja kui sul on õigus vabalt liikuda, siis sul on õigus liikuda jalgsi või hobusega, aga sul peab olema juhiluba. Midas nii? Kas sul on? Ei ole, olgu. Me võime selle üle hiljem vaielda. Nii et sa pead esitama oma juhiloa või sind arreteeritakse selle eest. Mis kuriteo eest? Juhiloa kaasas kandmise ja esitamise kohustuse rikkumine. See on Oregoni osariigist C-klassi väärtegu. See ei ole kuritegu, see ei ole rikkumine. Nii et sa pead sellest lahti laskma, sa pead esitama. Miks sa pead?
miks ma pean lahki laskma? Ma esitan selle, sa näed seda. kas sul on kaasas varjatud tulirelva kandmise luba? Ei, olgu. kas sul on selle sõiduki jaoks kindlustus olemas? Pole nõutud. Kas? sõltumata sellest, kas sinu arvates on see nõutud või mitte, kas sul on kindlustusandmed olemas? jah või ei? Ei. olgu, kas sul on registreerimisandmed? olenemata sellest, kas sinu arvates on see vajalik või mitte. Kas sul on, ma ei tea, kas on siin autos või mitte? olgu, sa lihtsalt ei tea. hästi, see on korras. Ma tulen tagasi. Genya jätkas koostööst keeldumist ja kasutas oma õigust vaikida USA põhiseaduse 5. paranduse alusel hetkel. Proua, asi on nii. Kui te usute, et see on osa teie õigusest reisida, siis see ei ole koht, kus selle üle vaielda. Olgu, sellepärast ongi olemas kohus. Sa mõtled järjekordselt minu aja raiskamist. Olgu, sa viitad sellele, mida arvad olevat osa põhiseadusest. Ja kui see on põhiseaduslikult korrektne, siis selleks ongi kohus. Sellepärast ongi olemas apellatsiooniprotsessid. Kui sulle ei meeldi esialgne kohtuotsus, olgu. Ja kui sa loed hoolikalt, siis nad ei otsustanud, et sul on õigus mootorsõidukiga ilma juhiloata reisida. Ja nad tegid seda. Olgu, ma võin näidata, noh. See on korras. Jällegi, kui sa usud, et see nii on, siis selleks ongi kohus. See ei ole selleks, et siin maantee ääres politseinikuga vaielda, sest see ainult piigestab olukorda ja muudab asjad hullemaks. Me tuleme kohe tagasi. Ei ole selleks volitatud. Mida siis? Ta ütles mulle, et paneb selle armatuur lauale. Olgu, ma räägin temaga, eks? Sinu. Kas sa annad selle talle tagasi? Jaa. Okay. Jah, ma panen selle lihtsalt sellesse kotti koos kõigi meilidega. Kes ta on? See on rikkumise peatamine. Ma pole temaga varem kokku puutunud. Nii et ta takistas sul juhiluba saada ja nüüd on ta peatatud. Yeah. Olgu, ma küsin temalt, kas ta teab seda. See on kuritegu, kui ta teab, et ta on peatatud. Ta sai ka trahvi ja mõisteti süüdi. 2021 aasta 29. detsembril mõisteti ta süüdi peatatud juhtimisõigusega juhtimises ja avalikel teedel sõitmises. Proua, kas te teadsite, et teie juhtimisõigus on Oregonis peatatud? Ma tuginen 5. parandusele. Olgu. Pärast seda, kui nad kontrollisid tema andmeid süsteemist, otsustasid politseinikud, et on aeg ta arreteerida. Hei, Kiina, nii, asi on selline. Okei, mul on vaja, et sa astuksid sõidukist välja, sest sind arreteeritakse varjatud tulirelvad andmise eest. Te arreteerite mind varjatud relva pärast. Jah, proua. Kas ma võin küsida, mis viis teid selle otsuseni? Olgu, sa kannad varjatud tulirelva ja see on Oregonis kuritegu. Proua, kas te mäletate, ma küsisin teilt, kas see oli relv teie jope all? Ja ma ütlesin jah. Olgu. Nii et kui ma ei suutnud kindlaks teha, kas see oli püstol või mitte, siis see ei olnud avalikult nähtavaleks. Olgu, nii et see oleks olnud varjatud, kui ma ei suuda kindlaks teha, et tegu on püstoliga. Sa nägid ilmselgelt selle kapa. Kui sul on pusa selle relva peal, siis on see varjatud. Avatud kandmine on avatud kandmine. Mitte miski ei tohi relva ega selle kabuuri varjata. Kui see oleks olnud armatuurlaual või lihtsalt kõrvalistuja istmel laiali. Või kui see oleks olnud sinu kõrval, ilma et pusa seda kataks, siis see ei oleks varjatud. Aga kui sul on see riiet all, siis on see varjatud. See on üks neist. Ja lisaks on samuti kuritegu mulle juhiluba esitada, teades, et see on peatatud. Ma näen, et teid mõisteti süüdi peatatud juhtimisõigusega sõitmises 2021. aasta detsembri lõpus, mis oli vaid mõned kuud tagasi. Lisaks ei ole teie juhtimisõigust pärast seda üldse ennistatud, seega on üsna tõenäoline, et te teadsite, et teie juhiluba oli peatatud ja et see ei olnud kehtiv. See on samuti kuritegu Oregoni osariigis. Te teete oletusi. Ei. Te teete oletusi. Nii palju, kui teie teadmine sellest ulatub. Eeldades, kas ma teadsin või ei teadnud? Õige, ma ei ole kunagi öelnud, et ma tean seda kindlalt. Olgu, ma ei ole sinu peas, ma ei saa seda teada. Aga on üsna häid tõendeid, mis näitavad, et sa tõenäoliselt teadsid. Kuid lisaks sellele, varjatud tulirelva pärast, jah, sa oled arreteeritud. Nii et lihtsalt astu välja. Me ei taha, et sellest tuleks mingit vahejuhtumit või midagi sellist.
palun astu lihtsalt välja ja seisa selle paneeli poole seal. minu poole. nagu ma sulle seletasin, see ei ole koht, kus vaielda. See teeb asjad ainult hullemaks. Selleks ongi kohus. jah, te otsisite kõige tühisemat asja, mille pärast mind arreteerida. Olgu, aga meie ei teinud seda. Vaadake seda. Tõesti, ma võin kihla vedada, et teil on selle käigus veel palju muid asju käsil. Enne kui me selleni jõuame, tahaksin teada, miks mind kinni peeti. Ma ütlesin teile, teie rehvid on aegunud. Olgu, lisaks sellele on sõiduki registreeritud omanikul juhiluba peatatud. See tundus teile sarnane olevat selle pildi põhjal, mille ma enne teie peatamist välja otsisin. Aga iseenesest võin ma teid peatada, kui sõiduki registreeritud omanikul on juhiluba peatatud ja kirjeldas vastad. Lisaks on teil siin taga tulede korpus katki. Ma ei teatanud teile, et see oli põhjus, miks ma teid peatasin, sest minu peamine eesmärk oli teid peatada liikluse pärast. Aga ma mõtlen, et me võiksime näpuga näidata erinevatele asjadele, aga ma ei taha teiega norida, ma ei taha teiega vaielda. Olgu, see on umbes see, mida me nüüd teeme. Te olete ilmselgelt kohtutega väga hästi kursis. Te viitasite varem peatuse ajal ülemkohtule. Nii et te teate, et see on koht, kus selliseid asju arutada. Nii et praegu sellepärast oletegi kinni peetud, eks. Me palume teil autost väljuda. Me ei taha teiega vaielda, me ei taha mingeid alternatiive. Mida tema autoga seaduslikult teete? Teie auto teid mõisteti hiljuti süüdi marihuana omamises ja teie juhiluba peatati. Nii et teil ei ole seda sõidukil kindlustust? Teil ei ole seaduslikku õigust seda ära vedada. Olgu, jälle, seda saate kohtus vaidlustada. Aga ma räägin praegu teiega. Olgu, see ei ole koht nende vaidluste jaoks, eks ole, proua. Seega palun astuge autost välja. Ja kui te keeldute autost välja astumast? Siiski on USA ülemkohus juba otsustanud, et sõiduk on majapidamisvara. Olgu. Seega ei ole teil õigust seda ära vedada. Olgu, jällegi, te võite seda kohtus vaidlustada, te võite seda vaidlustada, te võite esitada hagisid, te võite teha, mida soovite. Nii et teisisõnu, mida te ütlete ülem, on see, et teid ei huvita. Et te tallate minu põhiseaduslikke õigusi jalge alla. See, mis mind huvitab, see on minu töö, eks. Ma olen haritud, ma olen informeeritud ja ma saan koolitust seaduste ja kohtuotsuste kohta. Aga see ei tähenda, et sa tead kõiki seadusi. Ja see ei tähenda, et sind hoitakse kursis USA ülemkohtu otsustega. Nii et ma olen üsna kursis. Ja veel kord, kui ma eksin, siis tunnistan seda hiljem, eks. Aga see ei ole selleks õige koht. Hiljem ei aita see mind kuidagi. Olgu, võib-olla siiski aitab. Palun, proua, palun astuge autost välja. Te olete arreteeritud. Te võtate midagi, milleks teil pole seaduslikku õigust. Jällegi. See ei ole koht vaidluseks. Ma pole isegi öelnud, et hakkan seda ära vedama, aga meil on vaja, et te nüüd autost välja astuksite, et saaksime teid turvaliselt vahi alla võtta ja siis liigume edasi. Palun pöörake end sinna poole. Oodake sinna poole ja pange käed selja taha. Äu! Kas te oleksite palun ettevaatlik? Mul on parem õlavigastus, nii et palun, olge ettevaatlik. Paneme need testirihmad peale. Ja palun, ärge tõmmake mu käsi taha. Me teeme oma parima. Mind piiravad ainult need 2 asja. Õige, 2. Sa oleksid natuke parem, kui suudaksid natuke stabiilsemalt hoida. 7. Carolyn Court. Doktor, palun aidake mind. Ma olen kinni. Vabandust, et ma ei seisa teie jaoks piisavalt paigal. Ma olen natuke hirmul. Olgu. Kiiresti sai. Proua, teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse kasutada teie vastu kohtus. Teil on õigus advokaadile, kes võib olla ülekuulamise ajal kohal. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat riigi kulul. Kas te saate neist õigustest aru, proua? Ma räägin sellest. Pissil käimine. 216L on 13211. Pärast seda, kui ta oli käeraudades, katsusid politseinikud ta läbi ja aitasid tal naabrile helistada, et auto ära viia. Sealt edasi viidi ta arestimajja. Kas on okei, kui ma võtan su pillid eest ära, enne kui ma sind autosse panen? Võimalusel mitte. Hästi, see sobib. Ma lihtsalt... Küsisin, mis sa oled. See poleks suur asi, aga valgus tekitab mulle nii tugevaid peavalusid. Olgu. Palun istu niimoodi.
ja lihtsalt siit minu ümber ukse juurde. Parim viis on tulla nii lähedale sellele nurgale, kui saad. Vaata minu poole. Siis istu tagasi ja pane jalg alla. Hei, lihtsalt nii hästi, kui saad. Võid võtta nii palju aega, kui vajad. Ohvitser, sa pead seda tegema. Olgu. Kuidas sa tahad, et ma sind aitaksin? Kas soovid, et ma toetaksin su selga, et saaksid aeglaselt sisse minna? Kas sa tahad, et ma hoiaksin su dressipluusist niimoodi kinni? See sobib. Olgu. Kummardu aeglaselt. Sulle silma. Veidi veel. Veidi, jah. Jätka. Nii, valmis. Venge. Mis see on? Olgu, nüüd peaks su pea selga olema. Ja ma annan sulle natuke aega, et saaksid oma jala maha panna. See pole nii lihtne, kui paistab. Ma tean. See on raske. See tähendab, et sa tahad, et ma läheksin teisele poole ja tõmbaksin sind. Kas sa saad mu jalgu üles tõsta? Ühel hetkel pidi ohvitser, kes viis Keniat arestimajja tee ääres peatuma, kuna naine reageeris väga dramaatiliselt sellele, et ta oli kitsas tagaistmel. Mul on kepp. Kas soovite kiirabi? Ei, ma pean lihtsalt sellest jagu saama. Olete kindel, et ei soovi mingit arstiabi, eks? See ei aita! See ei aita! Tere. Tal oli seljakramp ja ei saanud võtta. Nii et... Vabandust, mu selg ütles paar nädalat tagasi üles ja see on olnud. Sellest ajast saadik vaheldumisi parem ja halvem. Venitan end kiiresti välja ja me oleme vanglast vaid umbes 4 minuti kaugusel, nii et... Kuidas teil läheb, härra? Tere! Kui sa hoia mu õlgadest kinni. Kuidas sa tahaksid, et ma neid hoiaksin? Itsat ja ma hakkan paremale kalduma, et venitada ja siis kaldun masakule. Ogu. Nüüd, kui sa saad selle välja venitada kuni vanglani. Nad võtavad need ära ja sa võid oma käsi nii palju sirutada, kui tahad. Siis on palju parem. Tahad proovida? Oled valmis? Olgu, teeme ära. Sama asi nagu enne. Kas ma hoian su jopet? Jah, nüüatu tagasi. Lase mul. Natuke veel. Olgu. Ei, hallo. Olgu, ma hoian sind. Ma surun sind veidi taha poole. Ma arvan, et tegin varem mõned harjutused. Palun! Olgu, me oleme peaaegu kohal. Uutta korraks. Vabandust, sa pead minu löögi eest maksma. Noh, lähme. Lähme sinna, et saaksime sind välja aidata. Kas sobib? Väga kannatlik politseinik arreteeris Keenia ebaseadusliku tulirelva omamise eest. Tema kohtuistungi tulemused ei olnud teada. Tänases viimases loos oleme taas Floridas, seekord Gulf Breezes. On öö keskpaik, umbes kell 2:00. Ja hetkest, kui Hailey Smith oma akna politseinikule alla keris, oli ta vaenulik. Noor neiu, mina olen politseinik Banks, Scotti politseiosakonnast. Peatasin teid, sest sõitsite 35 tsoonis 54-ga. Kas on mingi põhjus, miks te täna öösel nii kiiresti sõitsite? Kus see 35 on? Enne kui te sillad maha tulite ja kohe, kui te sillad maha tulite. Kogu selles alas on piirkiirus 35. Ma arvasin, et sõitsin 40-ga. Ei, kas teil on juhiluba, registreerimistunnistus ja kindlustustöönd olemas? Auto juhtimiseks ei pea sul juhiluba olema. Jah, peab küll, mina pean. 15. 7:41 minuga, kaardid sõiduki kohta.
astuge sõidukist välja. Kas ma olen? Jah, teid peetakse praegu kinni. Astuge sõidukist välja, noor neiu. Ma tean oma õigusi. Kas te astute ise sõidukist välja või ma eemaldan teid sõidukist? Ma tean oma õigusi. 15-7 suveräänsed superõigust. Suveräänne kodanik. Kas sa kuulsid, mida ma ütlesin? Sa pead kohe ülemuse siia kutsuma. Ei, sa pead kohe autost välja astuma. Noor neiu, astu autost välja. Astu autost välja. Viimane kord, kui ma küsin. Ma küsin ja siis ma sunnin sind autost välja tulema. Sa kutsud mulle kohe ülemuse siia. Ei, sa astu kohe autost välja. Sa kutsud mulle kohe ülemuse siia. See sobib. Ma tean oma õigusi. Mis õigus see on? Ma ei pea auto juhtimiseks omama juhiluba. See ei ole ärisõiduk. Olgu. Ma tean oma õigusi. Olgu, väga hea. Selle juurde sa siis jäädki. Kutsi tulemus. Olgu. Hästi, kohe praegu. Või mis siis? Ma tean oma õigusi. Kui ma ei kutsu ülemust, siis mis saab? Ma arvan, et siis me ei lähegi kuhugi. Hoia seda minu eest ja mine anna mulle kanal. Sa pead siia oma ülemuse kutsuma, kes saab sind seaduse osas harida. Olgu, tema võiks mind seaduse osas harida. Mis siis, kas sul on isikut tõendav dokument või juhiluba? Ei, mul ei ole juhiluba kaasas. Olgu, kas sul on selline väljastatud? Mississippi. Miks oleks sul vaja juhiluba, et teel sõita, kui sul pole luba vaja? See oli aastaid tagasi. Nii et mis aasta praegu on? Mis aastal see isikutunnistus väljastati? Kas ma ei või? Ma kutsun siia ülemuse. Sa loodad, et see on nii? Ma tõesti loodan, jah, ma loodan. Olgu. Mis on teie nimi ja teenistusnumber? Ma juba ütlesin teile oma nime. Ma olen politseinik Banks. Ma ei öelnud. Ja mis on teie teenistusnumber? See on ohvitser Banks. Kas te ei suuda? Kas te ei anna mulle oma juhiluba? Ma ei pea teile juhiluba andma, et autot juhtida. See ei ole ärisõiduk. Ma ei juhi autot. Ma reisin. Olgu. Mul on kõik seadused siin taga olemas. Olgu. Nii et sa ei anna mulle juhiluba? Ma ei anna sulle juhiluba. Ma ei pea sulle juhiluba andma. Olgu. Ma reisin. Ma ei pea omama juhiluba, et sõidukit juhtida. Olgu. Ja mis osariik see on? Ükskõik milline osariik. See on tavaõigus, loomuõigus. Olgu. Põhiseaduslik. Õigus. Olgu. Sa pead siia ülemuse kutsuma. Ma teen seda. Jaa. Olgu. Smith nõudis ülemat ja üks saabus peagi. Tema sõidu peatati kiirusületamise eest. 54 kilomeetri vaara, 35 alas tulles üle silla. Ta küsis minult, kus kiirusepiirang oli, öeldes, et see oli enne, kui ta sillad maha sõitis. Tegelikult tegi ta U-pöörde. Me olime 35 alas. Me peatasime siin. Tutvustasin end. Ütlesin, kas on mingi põhjus, miks me nii kiiresti sõidame? Ja küsisin, kas teil on juhiluba. Ta läks kohe selle peale, et tal pole juhiluba vaja, et sõidukit juhtida. Olgu. Ja ta ütles, ma reisin. Olgu. Nii et sul on tõesti vaja juhiluba, et sõidukit juhtida. Ja sa pead nendele politseinikele tuvastama. Mul ei pea olema juhiluba, et sõidukit juhtida. Jah, pead. Ei pea. Sa eksid. Aga olgu. Ma tean tavaõigust, loodusõigust. Mind ei huvita tavaõigus. Sa oled Florida osariigis. Ma tean, et sind ei huvita. Sa oled Florida osariigis. Sa oled Florida osariigis. See oleneb, millises Florida osariigi piirkonnas sa oled. See on oluline. Ma olen Ameerika Ühendriikides. See on oluline. Nii et sa parem looda, et info, mille sa meile andsid, osutub sinu omaks. Praegu pead sa auto välja lülitama ja autost välja astuma. Ma ei tule autost välja. Sa tuled autost välja. Mind ei kahtlustata üheski kuriteos. Sind on seaduslikult peatatud liikluspeatuse käigus. Sa ei tee koostööd. See ei ole Terri peatamine. Mis usu mind, ma tean vahet. Sa ületasid kiirust. Kiirustasid. Lülita auto välja ja tule autost välja. Kohe autost välja. Võta turvavöö lahti. Lülita auto välja. Lülita see kohe välja. Ohvitser Schäfer, võtke ta turvavöö lahti. Pane kõik see maha. Astu välja, pööra ringi, ole seljaga minu poole. Pööra nägu minust eemale. Tulede. Ma ei pea omama juhiluba, et sõidukit juhtida. Jah, tead. Ei pea. No. Siis saad seda kohtunikule öelda, kui lõpuks vangi saadud. Ma ei pea omama juhiluba, et sõidukit juhtida. Mul on kõik seadused siin olemas. Mind ei huvita, millised seaduses ütled, et sul on. Ma tean, et sind ei huvita, sest sa peaksid olema politseinik, korrakaitsja. Siis sa peaksid teadma, et see vestlus on nüüd läbi. Õige. Sest sind ei huvita seadused. Sind ei huvita meie õigused. Ma elan siin samas lähedal. Kus on su isikut tõendav dokument või juhiluba? Mississippi. Ma lihtsalt arvasin, et sul pole seda. Sa just ütlesid, et sul pole seda vaja. See on naeruväärne. See ei ole naeruväärne. Me ei hakka täna õhtu sinuga mingid mänge mängima. See ei ole mäng. See on minu õigus kodanikuna. See ei ole sinu õigus. See ei ole sinu õigus.
jah. Sion. ei, see ei ole. Te olete Florida osariigis. Florida osariik nõuab, et teil oleks mootorsõiduki juhtimiseks juhiluba. Härra, pole vahet, mis osariigis ma olen. Näete, see ongi teie probleem, et te ütlete, et see ei loe, aga tegelikult loeb. Ma pean seadust järgima. Selles riigis loeb see küll. Mind ei huvita, mis seadusi te ütlete endal olevat. Te peaksite hoolima seadustest ja kodanike õigustest. Me teame teie õigusi. Me teame teie õigusi. Ei, te ei tea. Te ei tea oma õigusi. Ei, te ei tea. Ei. Te ei tea. Jah, sest kui te teaksite oma õigusi, siis te teaksite või peaksite teadma, et mootorsõiduki juhtimiseks peab teil olema juhiluba. Ja kui ma saan teada, et teie... Kui ma saan teada, et te ei anna meile õigeid andmeid teie tuvastamiseks. Teie õiged andmed. Miks ma peaksin seda tegema? Ma püüan kasutada oma õigusi seadusliku kodanikuna. Miks te seda teeksite? Noh, te teeksite seda sellepärast, et teil ei ole kehtivat juhiluba. Mul ei ole kehtivat juhiluba. Mul ei pea olema kehtivat juhiluba. See peab olema. Ei, mul ei pea olema. Olgu. Mul ei pea olema. Siis laseme kohtunikul selle otsustada. Me laseme. Te ei saa mind arreteerida. Ma ei ole midagi valesti teinud. Me võime teid arreteerida. Te teate, et ei saa seda teha. Kui teil ei ole kehtivat juhiluba, siis me kindlasti võime. Kas ma tohin palun oma emale helistada? Te ei saa. Miks? Sest sul ei ole vaja oma emale helistada. Kas sa oled täiskasvanud? Jaa. Miks sul siis on vaja oma emale helistada? Et te tuleks mulle vanglast järele, kuna mind hoitakse ebaseaduslikult kinni. Sa saad talle helistada, kui oled sinna jõudnud. Kas ma saan vähemalt oma auto nukustada? Me hoolitseme selle eest, et see oleks turvaline. Mida te mu autoga teete? Tõenäoliselt pukseerime selle ära. Miks? Sest sa sõidad ilma juhiloata. Ma ei pea juhiluba omama, et sõita. See kehtib ainult ärilisel sõidul. See ei ole äriline. Jah, on küll. Me teeme tööd. Kas sa nõustud või mitte, sa ei loe. See on uus punkt. Algusest peale. Sa ei tea seaduse ega õigusi. Seadus on seadus. Seadus on kanooniline seadus. Meie teame. Meie teame. Sir St. Turner. Ja selles riigis, milliseid seadusi me järgime? Kanooniline õigus. Teie järgite kanoonilist õigust. Meie järgime loodusõigust. Kes on meie? Kes on meie? Kes siis meie on? Ütle mulle, keda sa meie mõtled? Politseinikud. Ei, politseinikud. Meie. Me oleme politseinikud. Me ei ole korrakaitsjad. Me oleme politseinikud. Jaa, ma tean seda nüüd. Nii et sinu vaidlus peab nüüd lõppema ja sa pead lihtsalt vaikselt istuma. Sir St. Turner, palun laske mul lihtsalt koju minna. Ei. Miks? Sest sul ei ole kehtivat juhiluba ja sa oled kogu selle olukorra vältel ainult mu politseinikega raskusi tekitanud. Ma ei hakka sulle ütlema, et mul on õigused. Sa ei tea oma õigusi. Ma ei karjunud su peale. Ma ei ole su peale karjunud. Sa ei ole olnud koostööaldis. Ma ei ole olnud koostööaldis. Milles? Üldse mitte. Lihtsalt lepi sellega. Ei. Ole lihtsalt aus. Sir St. palun. Sul ei ole juhiluba. Olgu, ma ei sõida enam kunagi. Jah, sa sõidad küll, sest sa arvad, et sul ei pea olema juhiluba. Ma lähen homme juhiluba tegema. Oota nüüd korraks. Nüüd sa ütled mulle, et lähed juhiluba tegema. Sest sa ütled mulle, et mul pole valikut. Aga ometi usud, et sul endal pole valikut. See on õige. Sul pole valikut. Politsei sai teada, et Smith oli juba varem väga sarnastel asjaoludel kohtusse ilmumata jätnud. Ta ei ilmunud kohtusse aegunud juhiloa pärast, mis see oligi. Nii et sinu Mississippi juhiluba on aegunud. Ja ka registreerimise pärast. Olgu ja registreerimine. Nii et sul oli kohtuistung, kuhu sa ei ilmunud. Kas sa mäletad seda? Ei, ma ei mäleta. Sa ei mäleta või sa otsustad mitte mäletada? Ei, härra. Ma ei valetaks teile. Ma ei valeta. Ma ei mäleta seda. Olgu, aga Santa Rosa maakonnast on teie suhtes välja antud vahistamismäärus. Nii et sellest hoolimata. Santa Rosa maakond. Te olete Santa Rosa maakonnas. Kas sa ei tea, kus sa elad? Ma just kolisin siia. Mu ema elab High Pointil. Millal sa siia kolisid? Umbes 2 kuud tagasi Passaculast, Mississippist. Olgu. Sa ei tea, mis maakonnas sa nüüd elad pärast 2 kuud? Ma ei tea. See pole midagi, mida ma tihti kasutan. Mis maakonnas ma elan? Olgu. Noh, sa lähed täna öösel vanglasse. Aitäh, Sir St. Turner. Ole tänu väärt. Smith jäi kindlaks oma seisukohale, väites korduvalt, et ohvitser lihtsalt ei mõista seadust. Aga politseinikud kartsid, et tal võib olla ka päris relv. See oma karma kätte. Ma ei muretse oma auto pärast, ma tean. Ma tean. Näed üks neist. Ei tead, mille pärast ma tegelikult muretsen?
inimesed nagu sina, kes arvavad, et seadused ei kehti nende kohta. ei, kvoodi ei ole. See ongi sinusugused inimesed, kes usuvad, et seadused ei kehti nende kohta. Ja see lihtsalt ei ole nii. No, ei kehti. Siis naudi terve elu vangla vahet käimist, sest just nii see juhtubki. ei, tegelikult ei juhtu nii. Kui sa jätkad sellist käitumist ja teed nii, siis juhtubki nii, ma ei käitu kuidagi. Siis ma soovitaksin sul kolida tagasi Mississippisse. Ma ei koli tagasi Mississippisse. kui sa jääd siia elama ja seega autol ilma kehtiva juhiloata, siis nii see juhtubki. Sõiduki juhtimiseks ei pea sul olema juhiluba. Ma olen sellega juba osariigi liikluspolitsei kontrollpunktidest läbi tulnud. Siis ei ole nad eriti head osariigi politseinikud. Jah, nad on, sest nad teavad oma õigusi. Ei, kui nad lasevad sul selle jamaga läbi minna, siis nad ei ole... See ei ole jama. See on jama. Kas sa oled selle kohta uurinud? Mina, rohkem kui sa kunagi teadma saad. Sa ei ole esimene, see ei ole jama. Sa ei ole esimene inimene, keda ma olen kohanud, kes niimoodi mõtleb. Jah, ma tean, me oleme probleemiks. Ja need... Need teised inimesed läksid ka vanglasse. Hea, tead küll. See ei ole hea. See ei muuda fakti, et mul ei pea olema juhiluba selleks, et sõidukit juhtida. Mul ei ole vaja, ma ei ole kommertssõiduki juht. Ma ei sõiduta inimesi ringi. Ma reisin. See loetakse minu kodu osaks. Ja mul ei pea olema juhiluba selleks, et sõidukit juhtida. Ma arvan, et sul pole siis ka registreerimistunnistust vaja. Kus on relv autos? Relv? Autos ei ole relva. Tundub, et laskemoona on. Relv on pandimaias. Millal sa selle pandimai andsid? Umbes 2 kuud tagasi. Miks sa siis ikka veel lihtsalt padruneid kaasas kannad? Ma ei teadnud, et see on sees olid padrunid. Järgmine asi, mille šerifi asetäitjad Smithi autos leidsid, toob talle palju suuremaid probleeme. Autos on narkootikume. Te olete nüüd vaistatud. Kuritegelike narkootikumide omamise eest. Ma ei andnud teile ka luba minu autot läbi otsida. Teie auto pukseeritakse ära, me teeme inventuuri, me ei otsi seda läbi. Jah, te otsite küll. Te otsite mingi autot läbi. Te ütlete, et meie seadused ei loe teie jaoks, nii et mis vahet seal siis on? Ilmselgelt ma praegu seadusi ei ole. Ei, seadusi on küll, aga sa lihtsalt rikud neid. Ma ei pea järgima seadusi, mis ei ole kehtivad. Need on kehtivad seadused. Need ei ole kehtivad seadused. Ameerika Ühendriigid ja Florida osariik näivad arvavat, et need on kehtivad. Ameerika Ühendriikidel on põhiseadus, millele meie allume. Õige. Seadused, ettekirjutused, koodeksid. Nee. Ükski neist ei loe. Nii et meie põhiseaduse kohaselt annab see osariikide valitsustele endiselt õiguse iseennast valitseda, eks? Täpselt nii. Ja šerifil on kogu võim. Täpselt nii. Täpselt nii. Šerif teeb seda. Tema on peamine korrakaitsja. Ametnik. Ta ei kuulu NATO-sse, ta ei kuulu välissuhete nõukogusse, mina ka ei kuulu. Mina ei kuulu ka NATO-sse. No, sina kuuletud käskudele ülevalt poolt. Ei, mina ei tee seda. Jaa, teed küll. Tead, kellelt mina käske saan? Oma politsei ülema. Täpselt. Ja tema saab käske ülevalt poolt. Kes seal tipus on? Tahad, et ma ütleksin talle ühe nime? Ma mõtlen, see oleks võimatu. No, ma ei tea, kes seal tipus on. Ma tean, sest sa pole uurimistööd teinud. Ju ma olen lihtsalt teadmatu politseinik. Ei, seda ütlesid sina. Mina seda ei öelnud. Seda sa ju vihjadki. Ei, ma ei vihja midagi. Siis lõpeta vihjamine, et ma võtan käske ainult ülevalt poolt. Olgu peale. Sa võtadki käske ülevalt poolt. Nii see käibki. Kahjuks mitte. Ei, see ei käi nii. Te lihtsalt mõtlete ise reegli välja. Jah, ma tean, et te just seda praegu teetegi. Ei, sina mõtled ise välja. Mina ei tee seda. Ma tean põhiseadust. Ma olen selle selgeks õppinud. Mina tean ka põhiseadust. Ma tean ka seda, et osariikidel on õigus end ise valitseda. See on selliseks muudetud. Ja ma olen kindel, et sina oled ekspert. Jaa. Mul on õigused, sest ma elan Ameerikas. Õige, aga sina otsustad, milliseid seadusi järgida. Ja mina ei võta kelleltki käske vastu. Keegi ei anna sulle käske. Keegi ei anna sulle käske. Ilmselgelt just sina annad praegu käske. Ei. Praegu, sa lähed vanglasse. Jah, sest sa rikkusid Florida osariigi seaduse. Seadust. Ma rikkusin seadust, mille keegi välja mõtles, mis ei ole seaduslik. Põhiseadus mõeldi ka välja. Jaa. Inimesed tegid selle. Jah,
tänu jumalale. Need samad inimesed kehtestasid seadused juba tolle. Meie põhiseadus muudeti 1776 aastal ja 1871 aastal. Ma ei usu, et seda muudeti 1776 aastal. See kirjutati 1776 aastal. Nii, nüüd on korras. Ja see muudeti 1871 aastal. Ma pean sind selles osas uskuma. Sest sa ei ole uurimistööd teinud. Sest mul ei ole vaja. Sa lihtsalt mängid ohvrit. Ma ei mängi ohvrit. Just seda sa teedki. Ma ei ole ohver. Minust ei saa kunagi ohvrit. Ma vihkan seda mentaliteeti. Siis miks sa tood kogu aeg omandise? Miks sul pole juhi luba vaja? See ei ole vabandus. Mul on need seadused autos olemas. Sellepärast ma sõidangi nendega ringi. Miks? Harida. Mul on põhiseaduse raamat, et harida minusuguseid inimesi. Ma ei usu, et sind huvitab midagi õppida. Ma arvan, et sa ei mõtle sellele. Ma ei usu, et sa tead minu kohta midagi, et üldse sellist kommentaari teha. Smith arreteeriti ja talle esitati süüdistus kokaiini omamises, narkootikumide tarvitamise vahendite omamises, joobes juhtimises ja juhiloata sõitmises. Kohus tunnistas ta süüdi narkootikumide tarvitamise vahendite omamises ja joobes juhtimises. See tähendab, et ta võiks süüdistused oma registrist eemaldada, kui ta läbib 1 aasta katseaega ja täidab kõik talle määratud tingimused. Kuid kohtuandmed näitavad, et ta rikkus oma katseaega 2023 aastal, kui politseinik üritas ta peatada, kuna tal oli esituli läbi, kuid ta keeldus peatamast enne, kui oli oma sissesõiduteel. Tal polnud endiselt kehtivat juhiluba. Aitäh vaatamast kõigile. Selle Law and Crime After Hoursi osa uuris, kirjutas ja tootis Savannah Williamson. Video monteeris Andrew Zuckerman. Mina olen Jesse Weber. Näeme järgmisel nädalal.